tere tulemast Lombokile. Hetkel oleme siis ühes mahajäetud villas või siis pooleli jäetud ja siis maha jäetud. Et siin on suht palju siukseid maju, mida on hakatud ehitama, aga siis on millegi pärast pooleli jäetud. Ja nüüd me natuke lendame siin drooniga. Istume siin ääre peal. Kohe küll lendame äkki hakkab pihma sadama. Istume siin ääre peal ja siis lendame drooniga siin. Lähme siis järgmisesse hotelli ja siin on niisugune kuuberi sarnane ehk siis Crab. Sellega oleks läinud 100 tonni ehk $10. Sõidame 22 kilti, aga polnud praegu ühtegi autot nagu saadaval, ehk siis me võtsime takso. Ma arvan, et sellega tuleb umbes 3-korne hind. See veel, et takso oleks isegi odav, takso oleks maksma odavamalt. Jah, isegi... Natuke odav, mitte küll mega odavalt. Ja põhimõtteliselt võtsime küll siuksed kõige odavamad toavist üldse. Mis me leidsime ja siis ma põhimõtteliselt terve päev täiega nagu põdesin, et ma mõtlesin 5 ööks. Ja kui see oleks mingi mega pildik olnud. Siis me jõusime siin 5 ööd oleks võime vastu pidanud. Palju see üks oli? 17 saadi. Vaat siin mõtlesin mega norm, sest eelmist koos me 200 olime. Aga see oli hommikusega, ma mõtlesin 2 korda rohkem. See, kus me esimene öö olime, palju me saanud? Ma ei taha. Aga teeme kiire toatuuri. Siin on siis puustseen. Aga siin on peaga. Mis nagu näeb ju tegelikult korralikum välja kui selline. Kuigi see on ühe tärni hotell. Siin on naljakas lähme. Siin on see, et varem oli soojalt on. Ühesõnaga päris okk vä? Jaa, täiega okk. Elekter läks ära, mingi 5 minti tagasi. Rollerit meil ka pole ja nüüd pole elektrit ja pole wifit ja pole vett ka pole. Vett ja konditsioneeri. Nii et ei tea, kaua läheb sellega. Aga see on siis see odav hotelli võlud ilmselt. Kui ühest hotellist teise kolime, siis põhimõtteliselt peame arvestama terve päevaga. Sest tavaliselt check-out on kell 12 ja check-in on kell 2. Ja siis nagu enne me ei saa väga midagi teha ja pärast ei saa midagi teha. Nii et sellepärast võtsimegi siin 5 päevaks. Mis juhtub, kui jätta midagi söödavat laiali. Muidu oli niisugune lugu, et vahepeal elekter läks ära jälle. Teist korda. Vaatasin, mis jama see on, tule tagasi. Siis mõtlesin, lähen vaatan all, mis värk on. Nad isegi teanud, et meil siin üleval korrusel pole elektrit, sest all oli olemas. Ja siis seal all on täpselt nagu 3 kaitset. 2 olid sees, 1 oli väljas, lükkas seal üles ja elekter tuli. Yes. Terve päev on raisus. Jaa, mega kahjus. Mitte midagi ei teinud. Ja rollerid ka pole veel. Jah, roller pidi tulema täna õhtul kell 8 alles. Aga vähemasti bookisime järgmise hotelli ära siis 4 päevaks. 4 päevas, kui siin on 5 päeva läbi. Ma loodan, et toon. No tulime supermarketisse, sest kuna meil pole rollerit, sest meil ei olnud tõesti minna. Ja siis tulime poodi, et midagi teha. Ja meil pole ilmselt tekki toas, ma ei tea. Vaatame, mis ma ostan. Taas listpäiksekreemid, siis siin on valgendavad, et kohalikud tahavad vist valgemat nahka.
popcornid, mis on täpselt samasugused pakis nagu pringas ja küpsused. Lõpuks vesi tuli tagasi, mingi 3 tundi polnud ja siis mõtlesime juba, et ei saagi täna pessu minna. Aga... Ja siis mõtlesime, et peab juba hakkama raha tagasi küsima. Ja, et elektrit pole, vett pole, mida eest me maksame. Ja siperdad on siin ja põrand on sitane. Vannituba haisev. Või lõhnud pimelikult. Suht peldik. Aga selles tegu me ei maksa ka väga palju sellest, nii et ei ole nagu eriti põhjus nutta. Ja siis... Kas juba seiklema hakati? Homme seikleme. Homme ärkame juba, ma arvan, mingi 6 üles, kell 7 juba stardime ja siis me lähme vaatama igast koskesid ja mägesid ja koskest ja mägesid. Esineb. Tere hommikust! 4. päev Lombokil. Kell on 7:30 juba. Aga täna mõtlesime, et praegu oleme siin. Siis me proovime siit need käia läbi kõik. Aga ei tea, kuidas ajaga on, sest me sõidame juba siin tund aega. Let's go! Võtsime ühe kohvi, ühe hommikuräppi ja 2 panni. Siuke väike beebi. Näed isu? Äge mõnus koht on. Ühtegi inimest pole. Sõit siia oli niuke läbi džunglisõit oli. Eluaega põhimõtteliselt see järgmine waterfall on niimoodi nii kaugele, aga otsa ei saa minna. Ringiga nii. Lämmatame sinna siis. Praegu ma isegi ei tea, kuhu me kõnnime. Mis see siis oli? Ma isegi ei tea, kuhu me kõnnime, sest et mis on nendest indoneesiakeelsetest siltidest mitte musti karu. Ehk siis mingi tee nagu läheb ja mingi silt oli nagu ka. 800 meetrit on mingi Guapangiyong. Ja tundub edales ehitatakse teed. Need kotid veel vedelevad siin. Ossa, kus need on astmed? Mis džungel? Mina ei julge. On seal või? Mina ei taha siia jääda. Bebe! Kristo! Mis seal oli? Aga vee hääldab siit ju? Ikka ei näe või? Mitte ei ole nagu koss. Lihtsalt vesi. See jõgi. Nüüd paari aasta pärast saame teada siis, milleks nad seda rada siin ehitavad. Ma ei tea käi või? Oi, asi tokkad!
jõudsime siis kohale siia. Ja tuleb välja, et siin on 7 koska. Ja seal sai valida, kas sa näed, saad vaadata nagu, ma ei tea, 2, 4 või 7. 2, 3 või 7. Siis me valisime, et me tahame kõik 7 näha. Siis nad andsid meile giidi kaasa. Päris kallis hind oli, 12 üldse nägu. Ja nüüd jõuame esimese kose juurde, mis on päris äge. Tropical vibes are taking over. Ei tea, kuhu see naine meid juhatab. Kuskile džunglisse oma koopasse ilmselt. Vaata see kuku. Oh! Said haiget või? She playing cool now, but these my rules now. Don't play it out. So shimmy out, shimmy out. We could unwind if you just let me. Shimmy out, shimmy out. Bump it and grind, let's go the way. Shimmy out, shimmy out. Drinks in the air now, let this moment. Shimmy out, shimmy out. Tropical vibes are taking over. Räägi üldse, kuidas sulle kosed meeldisid? Väga lahedad. Kõige ägedamad kosed, mida ma vist näinud olen üldse. Nagu ägedamad kui Austraalias. Just, et mingi mega džungel oli. Ja ühesõnaga nüüd tellisime sushit nagu koju. Ma ei teagi, mis see siis oli. Mingi chicken katsu on ju. See oli mingi salmon. Salmon tähendab. See lõhe tähendab. Mis see oli mingi kreviti või? On ka siin krevit või? Olge mõnusad ja vaadake kindlasti järgmist videot. Siis see tuleb väga lahe. Tšau!